Tere! Täna mul on au rääkida ja jagada oma kogemusi, kuidas justkui iseenesest, aga tekkis tihe koostöö initsiatiiviga altpoolt, olid tublid inimesed, kellel oli väga selge tahe, nägemus, mida nad teadsid täpselt, mida nad tahavad. Aga kuidas seda saavutada, siin nad otsisidki tuge ja ka abi. Ja niimoodi räägiks natuke vallast, sellepärast, et kui meil inimesed käivad, väga tihti on selline olukord, et inimesed ütlevad, esimest korda olen siin. Kus kohal see on? Kui hakkad niimoodi küsima. Meeksi valla keskus on Mehikoorma, mis asub Lämmijärve kaldal. Vald on pisike, alla 600 elaniku. Aga ma ütleks, et tubli. Vähemalt ma ise niimoodi arvan. Et kalandus on põhiline see suurim tööandja on kalandussektor, omavalitsus, natuke põllumajandust ja need inimesed, kes käivad kaugemal tööl, üle Eesti käivad tööl ja käivad ka välismaal. Ja ükskord siis juhus viis meid kokku, pilt tuleb pärast, tubli aktiivse eakaga Olga Tarto, kes on ise Elvast ja siis ta rääkiski sellest murest. Tal oli loodud juba MTÜ, tal oli juba selline aktiiv 5-6 aktiivset ja tublit inimest, kes tahtsid olla koos, kes tahtsid koos tegutseda. Nagu ta rääkis, et meil on plaan, et me oleme kõik koos, elame ühes koos, võtame, palkame väikse bussi, käime teatrites, käime kinodes, käime spaades, vot selline inimesel unistus. Ja pöördus kui minu poole, ütles, et ma olen siin nüüd otsinud oma valitsusi, kellel kas teil ei ole tühja ruumi, kuhu me saaks seda asja nagu teha. Aga kuna olukord oli selline, et paraku nende aastatega väikestes kohtades, kaugemates kohtades ikka vabaneb ruume ja valla omandis olid sellised ruumid, mis täitsa sobisid sellise, ütleme, plaani teostamiseks. Meil olid ruumid, kus oli raamatukogu me kolisime kooli ja need raamatukogu ruumid tegime remondi, tegime planeeringu, tellisime elektriprojekti, kuna tegu on ikkagi elamisega, siis raamatukogu kõik see struktuur ei sobinud päris hästi. Nii, see on nüüd suur ruum. Ja saigi teoks. Detsember 2016 kolisid esimesed asukad sisse ja peab ütlema, et üks eakas on Elvast, teine on Tallinnast. Praegu meil on, nüüd on see suur ruum, selline koridor ja 4 tuba. Hetkel 4 inimesele on meil siin. Igal ühel oma tuba. See on nüüd see suur tuba. See on nüüd, ütleme, Sansõlme lahendus on selline. Dušinurk ja kõik vajalik, mis sinna juurde käib. See on nüüd meie Olga, kes on selle MTÜ moodustaja. Tänaseks peab ütlema, et kui tal oli see mõte, siis see seltskond oli 5-6 inimest.
tänaseks mõned on teatud põhjustel nagu tervis ei luba, sellepärast et niimoodi koos elada peab olema kõige tähtsam, peab olema tervis niimoodi, et sa saad iseendaga hakkama. See on kõige tähtsam. See on nüüd tuba, näeb umbes selline välja. Noh, siin on veel kapid ja kõik, aga põhimõtteliselt ütleme viimistlus ja see on nüüd selle maja õu. Nii, tagasi. Ja niimoodi siis nad asjad meil kulgesid. Ega ma pikemalt ei oskagi nagu midagi sellist kolossaalselt rääkida, aga siin on ka meile oli tegelikult selle MTÜ ja Olga selline pöördumine ja ettepanek. Meile ta mõjus nagu selline katalüsaator. See forsseeris ka meie tegevust, sellepärast et omavalitsuse kohustus on tagada sotsiaalsed pinnad vajadusel ja mõtteid meid oli otsest vajadust nagu ei olnud, aga mõtted liikusid selles suunas ja see andis väga hea sellise tõuke omavalitsusele. Me võtsime ennast kokku, tegutsesime kiiresti ja tulemus nüüd on siin meil käes, et me saame pakkuda oma inimestele ja me saame pakkuda ka, ma ütlen, et ma ei tea, kuidas see Olga Tartu lugu on sattunud meediasse. Esimene artikkel oli siin aasta-poolteist või kuna tagasi oli Maalehes ja siis selle Maalehe artikli peale juba inimesed helistasid üle Eesti, oli ka siit Harjumaalt kõnesid, et kas saab teie juurde tulla. Ma ütlesin, kui teil tervis kannatab, palun, tulge. Kui meil kohta on, pakume, tulge, olge, elage. Ja nagu Olga ise räägib, tema moto on selline, et ma tulin siia elu nautima. Järv, kala. Ma saan jalutada järve ääres. Suurest linnast, tegelikult ta on terve elu töötanud ja elanud Tallinnas. Ja see teine kaaslane, kellel ongi läbi elu tema sõbranna, kellega nad koos töötasid siin Tallinnas, aga niimoodi elu saatus, et üks pärast sattus Elvasse, kus on Olga tütar ja selle teise proua poeg on Tallinnas. Aga nemad nüüd seal kahekesi niimoodi on ja kui lähed rääkima, nad on alati rõõmsad ja nendel on kõik nagu korras. Ja veel Olgal oli see tähtis, et lastest läheks kaugemale, siis meie ei sega neid. Et see on see, et ta väga kardab, et on nagu lastel nagu, mitte tüliks, aga kui ma saan iseendaga hakkama, siis on hea, kui ma olen kaugemal, ma teen täpselt seda, ma võtan raamatu kätte, ma tulen siia, istutan lilli, ma tean, et teile ma käisin tema juures ja siis ta ütles, et ma lähen, et mul on vaja veel teatud ürte istutada. Et siis ma kasvatan seal, siis me seda sööme ja on niimoodi. Nii et võt selline kogemus on meie vallas. Aitäh, Aleksander. Mina leidsin Olga Ringvaate saatest ja kui keegi tahab vaadata, kuidas Olga ise räägib, siis lööge lihtsalt sisse Olga Tarto ja te leiate selle Ringvaate saate jupi, kus ta ise räägib. Ja tõesti, seal on üks huvitav lause see, et me ei tohi jääda oma laste kaela. Me peame iseendaga hakkama saama. Üks huvitav asi oli veel, millest Aleksander ei rääkinud, oli tegelikult see, et Meiksi vald ootas ju endale külla, et noored tulge meile, eks ole, anname teile elamise. Oli mingi selline kutse. Ja siis Olga mõtles, et aga kas te vanu ka võtate, eks ju?
ei, tegelikult Olgaga oli juba enne selle projekti käivitamist oli niimoodi, et nende seltskond, et me ehitame valmis, me jätame enda valla tarbeks reservi. Et praegu meil oligi, meil on tegelikult, see on üks pool, aga teine pool on meil ka ja sinna nüüd tuli täitsa võib-olla natukene elu hammasrataste vahele jäänud meesterahvas, keskealine ja me andsime talle see teise poole elamiseks, aga ta käib tööl, tähendab, ta on tööeas inimene. Super, ma tahtsin seda just küsida, et kuidas sinna 4 daami juurde sobib. Ei, teine pool on eraldi. Teine pool on eraldi. Naiste pool, meeste pool. Väga hea. No, võib ka nii. Aga ei ole üldse välistatud, kui keegi meesterahvas, no me hooldekodust tõime valda tagasi ühe meesterahva ja ta jäi mõttesse, me ütlesime, vaata, meil on sellised tingimused, et kui sa oled nõus, aga esialgu ta ütles, et ma saan kodus praegu ise hakkama endaga. Nii et täna ta veel ei tulnud, aga ta teab, et selline võimalus on. Väga super. Kas Olgasid mahub veel Meeksi valda? Olga? Mahub. Naised. Nii. Kas tuleb saalist mõni küsimus veel? Aitäh. Praktika puudub. Minul see praktika puudub, aga ma tahaks siin võib-olla ära märkida seda, ega eakad inimesed, ega nad tulla ja küsida abi, ega see on küllaltki raske nende jaoks. Siin ma paar päeva tagasi oli üks juhtum ja tuleb inimesel ikka korrata ja julgustada teda, et kui on mingi probleem, kui on abi vaja, tule. Siis me teame. Väga tihti naaber tuleb, ütleb, et kuule sääl, minu naaber on, aga ta ise ei tule. Ta ükskõik, kuidas ta käib, üritab ise hakkama saada, aga ta ei tule küsima, et mingisugune barjäär on ees, et selle kallal tegelikult me töötame. Me julgustame inimesi, üritame igal pool rääkida, et tulge. Ja kui me ise ei suuda aidata, küll me leiame instantsi, kas me läheme Päästeametisse või me läheme, ükskõik kuhu me läheme, küll me leiame selle instantsi, kus me saame professionaalse vastuse. Aitäh. On veel küsimusi? Aitäh, Aleksander, ja saadame Olgale ka tervitusi. Aitäh. Aitäh.